Hea inimene, sa vaatad YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. See nädal toimus jätkuvalt elektrisõda. Õhus oli elektrit oli nii börsil kui ka borsisupis, mille on kokku keedetud börsi peal. Ja seda elektrit jagus ka kõikjale. Üks teine kummastav asi on see, et me saime teada, et kõiki asju on võimalik mõõta, aga alati peaks olema üks ja ühine see taustsüsteem, mis tähendab, et mõõtkavad on vahetevahel päris viltused. Nädal algas sellega, et Isamaa erakond vaatas, et kui Euroopa Liit ja Eesti on võtnud endale eesmärgiks aastaks 2030 ja mis täidab suuri plaane aasta 2055, siis need arutelud toimuvad vaikselt kuidagi komisjonides, aga et kui palju ta meile kaasa toob, ütleme, elu ümberkorraldust ja kõike seda, see peaks olema parlamentaarne suurem arutelu, mitte et see nahistatakse vaikselt kuskil paaris komisjonis ära, siis antakse seisukoht Euroopa Liidu asjade komisjonile ja nii Eesti võtabki endale päris suured kohustused. Isamaa tegi sellekohase pöördumise Riigikogu juhatusele ja enne sealt tuligi vastus üsna ümmargune, aga asjadest sai, ärme torma ajast ette. Majandusminister Taavi Aas siis julguse kokku ja tegi poliitilise avalduse. Ja see ongi nüüd see, et mida me siis mõõdame. Poliitiline avaldus teadupärast enamuse inimeste jaoks on ikkagi see, et kui minister võtab vastutuse ja astub tagasi. Tuleb välja, et võimalik on ka võtta selline poliitiline avaldus, mis on nüüd praegusel hetkel juba muutunud justkui moeröögatuseks, et poliitiline avaldus sisaldab midagi miskit, milles keegi miskit pärast aru ei saa. Taavi ei astunud tagasi, Taavi ei astunud ka edasi. Taavi Aas tõdes seda, et elektri hind on kallis, päriselt. Ta oli peaaegu kõikide asjadega, mida opositsioon ütles, peaaegu et nõus. Mis näitas seda, et valitsuskoalitsioonis asjad ei ole ikkagi päris selgelt omavahel läbi räägitud. Reformierakond, kes kiidab neid rikkamaid inimesi, et küll nemad hakkama saavad, ütlesid üle suure lauslalluse, et kui me hakkame midagi inimestele doteerima, siis rikkad võidavad. Ma ei tea, mis ajast rikkus on Eesti Vabariigis patt, aga kui me neid toetuse ei tee, siis kaotavad ka kõige vaesemad ja vähem kindlustatud. Aga nii seda piloti oli. Taavi Aas tegi poliitilise avalduse. Ja seda avaldust, eks me hiljem ka siis näeme, et milline ta välja kujunes. Ma arvan, et see oli natukene aja raiskamine ja punkti võit selles mõttes, et Keskerakond näitas ära, et neil on Reformierakonna erimeelsused. Kuigi Euroopa Parlamendis istuvad nad seal aldes ikka väga head vanad sõbrad koos. Kuid see on esmaspäeva siis kõigist tähtsam moment. Kõik see tähtsam moment oli see, et me arutasime nüüd Euroopa stabiilsusmehhanismiga uuesti liitumist ja meil oli seal 2 eelnõu, mis on kummaline, et Eesti võtab laias laastus annab garantii 65 miljardile eurole. Riigieelarvet me menetleme üle poole aasta ja vaatame kõik need read üle, siis siin toimus midagi esmakordset. 8. novembril Vabariigi Valitsus kirjutas siis sellise eelnõu kokku, parlamendile saadeti ta 16. novembril ja nagu teine lugemine oli juba 13. detsembril ning see suruti loomulikult läbi, et kolmapäeval siis vastu võtta 15. detsembril. Riigieelarve pool aastat, 65 miljardit, tühine väike summa, see alla kuu menetlemist. Ja esmaspäevane magusaim oli siis meie haridus- ja teadusminister vastas nende kiirtestide hankega, et mis nüüd ikkagi nagu valesti läks. Me saime ikka jälle seda teada, et kuidagi kiirelt ja äkki tuli, mitte ainult talv, vaid ka siis koroona, siis ka lastele täiesti ootamatult tuli kooli vaheaeg ja selgus, et kuidagi oleks vaja ju lapsi ka mingil määral kontrollida, sest et lapsed kandsid ju seda haigust ilusasti koju vanemate juurde. Kuigi hoolimata sellest, et teadusnõukogu vist juba märtsikuus rääkis, opositsioon rääkis juba maikuus, sellest räägiti terve suvi läbi, et oleks vaja neid kiirteste.
siis Haridus- ja Teadusministeerium tuima näoga eiras seda mõtet. Sellepärast, et see on jagatud vastutus ehk keegi ei vastuta. Sotsiaalministeerium ei vastuta ja ei vastuta tegelikult selle ees ka Haridus- ja Teadusministeerium. Nii tuligi äkki 3 päeva jooksul, ehk siis viimasel minutil tuligi pakkumine, mis tuli juba vastu võtta. See on tegelikult usu küsimus. Te küsite, mida religioosset on, ütleme, nakkushaigustel ja poliitilistel erakondadel, et ongi. Üks erakond on meil vaktsineerimise usku, kas vaktsiin või mitte midagi. Teised leiavad ja otsivad ikkagi kuskilt mujalt. Ma arvan, et kompleksselt võiks kõiki asju käsitleda. Ehk siis vaktsiin, kätepesu, ventilatsioon avalikes ruumides, koolides, kiirtestid. Kõik need kokku võib-olla annaksid mingid tulemusi, aga mitte lihtsalt tuima panekut, et ei ole vaktsiin, ülejäänud ei toimi. 2 miljonit, mis sealt siis nagu vahelt tekkis selline vahe, mille maksumaksja kinni maksab, sellest me praegu ei räägi, aga võrreldes selle vaktsiinilaoga 3 milliga, et Eesti rahvas on rikas, me maksame selle kinni. Nii et minister vastas täpselt nii, nagu ta tahtis, sest mina ei soovitaks eriti neid arupärimisi vaadata, sest see jätab vaba voli ministrile vastata täpselt nii, nagu ta tahab. Tunduvalt asjalikum ja mida ma ka ise arvastan, on kirjalik küsimus ministrile. Vaat seal peab juba päriselt mingeid vastuseid saama. Teisipäeval oli õhus särtsu tunduvalt rohkem, sest Riigikogu suures saalis toimus siis Riigikogu riigieelarve kontrollkomisjoni poolt oluliselt tähtis riiklik küsimus. Hinnaturul toimub kõik, mille täpne nimetus ei olnudki nii oluline. Olid seal 3 ettekandjat, komisjoni esimees Urmas Reinsalu, majandusminister Taavi Aas ja siis oli Eesti Teaduste Akadeemia energeetika nõukogu esimees Arvi Hamburg. No mina ei tahaks mitte ühtegi sõna praegusel hetkel öelda Arvi ettekande puhul, aga vaata ära. Sul on olemas ajamasin, seda on näha, ETV2 kandis seda üle. See on väga põhjalik. Need järeldused, mis sealt nüüd ridade vahelt välja võis lugeda, on üsnagi masendavad. Me saime teada seda, et kunagi oli Eestil võimekus ise toota elektrit ja seda võis ka isegi natukene müüa Soome. Siis praegusel hetkel on see, et meil ei ole mitte mingisugust võimekust enam. Ei müüa ega ka enda inimestele. Kuidas me siia oleme sattunud? No see on ikkagi see, et kui ikka keegi pöörab ära, et nüüd on vaja roheliseks minna, siis kõik hakkavad roheliseks minema. See siuke äkki roheliseks minemine ei ole kunagi head. Meenutan lihtsalt enda nooruspõlve aegadest, et kui keegi tahtis roheliseks, siis selleks oli ainus võimalus briljant rohelisega, pea roheliseks. Ja selle pesemiseks, maha pesemiseks kulus vett ikkagi oma 3 vanni jagu. Pärast seda ei taht keegi enam roheliseks saada. Ehk siis on 2 varianti. Kui sa oled roheline, siis sa oled noor ja roheline ja sa häbened seda. Või kui sa oled päris roheline, siis sa peaksid ka häbenema. Aga sa ei häbene sellepärast, et sa oled ullike, aga sa võiksid häbeneda. Soovitan soojalt. Teisipäeval oli siis ETV2 ülekanne oluliselt tähtsast riiklikust küsimusest. Kolmapäevane päev oli meil siuke läbisurumise päev. Siis suruti kõik need 3. lugemised läbi. Ühtlasi ka siis Euroopa stabiilsusmehhanismiga võetavad need vastutusgarantii ja mida iganes. Noh, jah, hea küll, et praeguse hetkel see 65 miljardit, mis seal siis kogu Euroopa peale kokku on, et kas ja kui palju Eesti panema juhul, kui see rakendub. Aga me ei tea. Kas keegi teadis ka, et meil üldse Euroopas selline elektrienergiakriis tekib? Mitte ainult elektrienergia, ütleme ka gaasienergia. Ja Tallinnas või kuskil mujal siis ka kaugküttekriis, mis võib tulla ja lahvatada. Keegi ei teadnud ka seda, et meil tuleb pandeemia või millest saab siis ütleme see mingi viirusega, mitte midagi me ei kujuta ette. Aga praegusel hetkel riigieelarvet menetleme pool aastat, 65 miljardit, alla kuu. Kolmapäev oli selline natukene nukram päev, aga selle leevendas meil muidugi neljapäeva hommikul tuli Riigikogusse jõuluvana. Ja jõuluvana ei tulnud kahjuks Tallinna linnavolikokku. Tallinna linnavolikogus me menetlesime siis linna eelarvet ja vaatasime, et linnal läheb hästi. Tuleb välja, et Tallinna linnal ei olnudki siiamaani mitte mingisugust strateegiat.
Tallinna linna juhiti täpselt nii nagu juhtus või siis juhtus nagu oli läinud. Nüüd aga siis plaanitakse sinna juurde võtta väga palju inimesi, luuakse meeletult ametikohti ja no üks osa see ka, et Tallinna linna saab nüüd olema ka siis oma orkester. Lisaks sellele, et vaatasime, et palgad on väikseks jäänud, et ei ole konkurentsivõimelised ning justkui nagu iroonia me hakkasime menetlema ka neid sotsiaaltoetusi ja sotsiaaltoetuste puhul me enam nii helded ei olnud. Kõige drastilisem oli võib-olla see, et raske puudega inimestele teenuste pakkumiseks ruumide juurde kuluvad siis muud asjade juurde. Me tõstsime seda tasu 10 senti. Me lõime Tallinna linna hästi palju töökohti ja siis korralikult palgad sinna, siis peaks konkurentsivõimeline olema, aga see kõige nõrgem elanikkonnakiht, kes on siis erivajadustega inimesed, see, et neile teenust pakkuda ja nende ruumide puhul me näeme sisse, et 10 sendist hinnatõusu. Ilmselt ei arvestatagi seda, et elekter on vahepeal kallimaks läinud ja võib-olla küte läheb. Tallinna linna tegelikult on üks olemas hea mehhanism, ehk siis on Tallinna soojus ja Tallinna küte. Üks annab soojust ja teisel on see torud. Ühel on kulu, teisel ei ole kulu, teiselt võetakse lihtsalt dividente välja, aga Tallinna linn võiks ju sellisel ruumidele puhul teha siis ju tasaarvelduse kasvõi. Aga nii ta oli. Nüüd kiri tuli esmaspäeval, mis me esitasime tagasi ja midagi hakkas muutuma, sest täna reedel oli Euroopa Liidu asjade komisjonis väga mitmed eesmärk 55 arutelu ja mingi müstiline, kummaline moodustus tekkis see, et komisjoni esimees ütles, et jah, me peame tegelikult ikkagi parlamentaarselt ka neid asju arutama. Ei saa olla niimoodi, et 2 komisjonis vaikselt on see ära nahistatud, siis ta tuleb Euroopa Liidu asjade komisjoni, sealt öeldakse väga hea, toetame valitsuse seisukohti ja nii ta läheb ja nii me võtamegi endale juba sellised vastutused, mis läheb tarbijale kalliks, mis lähevad tootjale kalliks, siis kõik läheb tegelikult kalliks. Me jõudsime sellele järeldusele, et oli nüüd sellest, et keskkonnaminister tahtis tugevat mandaati saada, otsustas esmakordselt Euroopa asjade komisjon kõvatada ja öelda ei, me arutame seda jaanuaris uuesti. Kuigi eelmises päevakorrapunktis tuli just meie keskkonnaminister väga mõistlike seisukohtadega, aga seda ei toetanud jälle Vabariigi valitsus. Üsnagi revolutsiooniline, mis näitab seda, et väga vähe on tegelikult juba neid inimesi, kes usuvad neid eesmärk 55 eesmärkide vajalikkust ja kas seda üldse võimalik ka saavutada. Jah, me peamiselt rääkisime plastikust siis need toidupakikesed ja kohvitopsikesed. No Eesti seisukoht on, et mõõtmissüsteem, jälle mõõtsüsteem peaks olema kõikides riikides ühesugune, mitte nii, et igaüks mugavdab endale mingi oma pärase süsteemi, võiks olla ikkagi nende ühikute pealt. Ju kui on tops, siis on kohvitops, me ei räägi, et kas kohvitops oli suur hulk või neid oli 462. Ikkagi võrdlusmoment võiks olla, et 462 kohvitopsi, mitte päris suur. Kelle jaoks suur, kelle jaoks väike. Sa vaatasid Kojamees kuulutab, nädala pärast olen ma taas teiega vahepeal, aga tuletan meelde, päkapikud viiluvad või kui need ei ole päkapikud, siis ma ei tea.